No nii. No nii. No nii, et ma olen siis Henri Zimmermann. Ma olen Caitlin Kesa. Ma olen Aleksia Mikker. Ja meil on tulnud siin EBS-i ülikoolist rääkima Mart Habakuk, kes on EBS-i kantsler, ja Anto Liivat, kes on bakalaureuse õppejuht. Tervist. Tere. Nii, et siis meil on niisugune esimene küsimus, mis ma arvan on nagu niisugune väga üldine küsimus kõigile, kõik tahavad teada saada. Et miks just EBS, mis on erinev EBS-ist teistest ülikoolidest? Mis teeb selle eriliseks? Uuenduslik ärikool maailma kõige ettevõtlikumas digiriigis. Paljud asjad, mis tunduvad Eesti maalastele, Eestis iseenesest mõistetavad. Ei ole seda teps mitte erinevates maailma nurkades, kust EBS-i tudengid tihtipeale ka tulevad, just meie välistudengid või vahetustudengid. Ehk me püüame olla kõiges, mida me teeme uuendusmeelsed, aga ka ettevõtlikud ja muidugi võrgustunud. Ma tean, et Mardil on üks selline unistus, et EBS võiks olla elukestva õppeplatvorm või mingis mõttes ka vaimse treeningu jõusaal, kuhu inimesed tulevad alati tagasi ja me ei aja neid kunagi ära või ei kirjuta majast välja. Jah, me proovime hägustada neid piire, mis on töötamise, õppimise ja hobide ja pere ja nende vahel selliselt, et need kõik asjad hästi omavahel sobituksid. Väga äge. Ma arvan, et see ka, mis ma ise väikse uurimustööga leidsin, et EBS erineb ka tänu nende filiaalidele, mis sa saad minna teise riigi väga kergelt õppima ülikooli. Vist. Filiaale meil on üks Helsingis. Filiaal on Helsingi, 10. aasta saab tänavu ja lähme mühinal edasi. Aga ilmselt sa viitad vahetusprogrammidele. Jaa, võib-olla. Anto siin räägib meil on detailidest. üle 70 partnerülikooli kõikjal maailmas ja meil on tõesti Eesti ülikoolidest kõige tugevam ja esinduslikum partnerülikoolide võrgustik. Bakalaureuse tudengid saavad 3. semestril reeglina minna mõnda meie partnerülikooli, kui nad soovivad seal kauem aega veeta, siis ka see on võimalik ja tihtipeale, kui meeldima hakkab, jäädakse terveks aastaks või tehakse veel üks semester mõnes teises partnerülikoolis. Ma arvan, et see on väga oluline osa rahvusvahelisest õpikogemusest ja rahvusvahelises äriülikoolis õppimisest. Ja me küsime tudengite käest juba sisseastumisel, kuhu riiki sa sooviksid välissemestriks minna. Ja ma hea meelega näeksin, et neid tudengeid on EBS-is järjest rohkem, kes mingisuguse aja oma õpingutest veedavad mõnes teises enda jaoks huvipakkuvas riigis. Et kindlasti see annab siis ka mõjub ka keskkonnale koolis, et kui kõikidel on ikka tunduvalt laiem silmaring, et on maailmas käinud ringi siis. Et kas see on ka see üks põhjus, et võib-olla, et ma saan aru, et pigem ju soovitate õpilastel võtta see Erasmus projektist osa? Näeme kõvasti vaeva, et kui Anto kontrollib üle, aga kui Eesti ülikoolides keskelt läbi 5% õpilaskonnast käib vahetuses, CBS-is oleme seni pidanud leppima 15-ga, kuid ambitsioon on oluliselt suure. Ja üks asi võib-olla, mida ei jääb silma või tuleb liiga hilja sageli teadvustesse, on see, et need ülikoolid, kuhu saab vahetusõpilasena minna, näiteks Copenhagen Business School, Bocconi, Milanos, nendesse niimoodi tavameetodil uksest sisse pääsemine on siukene, vajab kõvasti õnne lisaks veel oskustele, kogemustele ja teadmistele. Et väga kõrge konkurentsiga. Ja meil on ju ka Lancaster Ühendkuningriigis. Ühendkuningriik võib-olla lõpetab Euroopa riikidega või Euroopa Liidu programmidega koostöö ära, aga meil on Lancasteriga topeltdiplomi programm. See kool on valitud mõni aasta tagasi ka Ühendkuningriigi aasta ülikooliks. Nii et
väga tugev tunnustus meie rahvusvahelise ärijuhtimise programmile, aga kindlasti ka suurepärane võimalus meie tudengitele minna ja õppida Ühendkuningriigis, mis tihtipeale on üks atraktiivsemaid riike, kuhu ka minna. Ei, see kõik on väga, väga huvitav ja väga atraktiivne, ma ütleks kohe nii. Aga nüüd, kui rääkida EBS-ist, et mis just nagu bakalaureuse, et mida saab EBS-is õppida siis? Nagu, et business küll, aga mis nagu need täpsemad siis suunad on? Põhimõtteliselt saab õppida bakalaureuse õppes kahte asja, ettevõtlust ja ärijuhtimist. Ja saab õppida ettevõtlust nii eesti kui ka inglise keeles ja rahvusvahelist ärijuhtimist inglise keeles. Sest meie rahvusvahelise ärijuhtimise programmil on IPAS akrediteering, mis asetab selle programmi sajakonna maailma kõige ägedama oma valdkonna programmi hulka ja sellist programmi on võimalik paraku ellu viia ainult inglise keeles, sest tudengkond peab olema mitmekesine ja ka õppejõud taust peab olema mitmekesine, mis tähendab seda, et nad tulevad erinevatest riikidest. Me oleme sel aastal vast avanud uue ingliskeelse ettevõtluse programmi Ettevõtlus digiajastul. Ja see on tegelikult programm nendele inimestele, kes unistavad ükssarviku või siis unikorni loomisest, kes tahavad sellises uue maailma ettevõtluses lennata kõrgele ja kaugele. Ja see programm on just välistudengite poolt ka pälvinud väga positiivse vastuvõttu. Koroonaviiruse tõttu nii mõnigi, kes tahtis tulla, ei pääsenud sel aastal Eestisse, aga me loodame, et see kõik läheb mööda ja järgmisel aastal on meil võimalik avada juba mitu õppegruppi või mis võimalik tõenäoliselt põhjust avada, kui tahetakse tulla. Nii et Eesti startup edulugu on kindlasti võimas ja me püüame EBS-iga anda oma väikese panuse, et see lugu jätkuks. Täiendaksin siin seda, et gümnasist tunneb, et tal seda ettevõtja geeni ei ole, siis tänapäeval nagu üksinda ei toimu midagi, et küsimus on pigem selles, et kas sa tahad osaleda selles meeskonnas, kes on siis uudishimulik ja piisavalt julge, et nagu uusi väljakutseid võtta ja teha seda sedasi kaalutletult ja toetudes oma teadmistele ja oskustele. Et just ka niisugused, ütleme, vaiksed spetsialistüübid tegelikult on ettevõtlusmeeskondades ülivajalikud ja neid otsitakse tikutulega. Ehk siis tegelikult võib ju oma karjääri ehitada üles mõlemast otsast alustades. Võib õppida ärijuhtimist, töötades mõnda aega mõnes hästi timmitud suuremas organisatsioonis ja siis hakata tegutsema ettevõtjana. Ja võib muidugi ka teistpidi. Võib ju ka niimoodi, et proovida kõigepealt kätt ettevõtjana ja siis teostada ennast, miks mitte ka mõnede suuremate organisatsioonide juhtimises, sest ega ettevõtlus võib olla täitsa vabalt ka elustiili ettevõtlus. Ei pea ilmtingimata iga ärimudel olema skaleeritav ja seotud selliste unikornilaadsete ambitsioonidega. Aga nüüd, kui tööl käimisest rääkida, et kuidas teil siis on, et kas teil ülikooli kõrvalt keegi saab juba praktikal käia, kas teil on mingi kindlad kohad, kus käiakse või on mingid populaarsemad eelistused või et kuidas sinna siis läbi murda, et okei, et käin küll ägedas ülikoolis, aga kas nagu firmad nii hästi võtavad ka? Kui väga hästi võtavad, ma arvan, et EBS-i vilistlastel ei ole kindlasti raske leida tööd. Aga kui te nüüd praktika kohta küsite, siis me oleme käesoleval aastal käivitanud ka uue praktikaprogrammi, kus me pakume oma tudengitele coachingu või coachingu tuge oma praktikakogemuse mõtestamisel ja selle õpingutega seostamisele. Ja teiselt poolt püüame tõesti viia tudengeid kokku nende ettevõtete ja juhtidega, kes võiksid olla meie tudengitele eeskujuks,
kes võiksid neid inspireerida, innustada. Selliseid inimesi on ka palju EBS-i vilistlaste hulgas. Ma arvan, Martin võib rääkida sellest, kuidas just käivitus Executive MBA klubi, mis on tegelikult tippjuhtide magistriprogrammi klubi ja kindlasti meie parematel, tublimatel tudengitel on võimalik ka nende inimestega kokku saada. Niisugune võrgustus või koondnimetus on nagu EPSIKAS, et me oleme praegu kasutanud küll peamiselt magistriprogrammides seda, et oleme kutsunud oma vilistlasi mentoriteks ja aitavad ka konkreetseid nagu praktilisi õpiülesannet lahendada sedasi tiimis niimoodi, mitte et tehes kellegi eest tööd ära. Ja see on nagu huvitav, et ma arvan, veerand, et esimese sellise kutse peale veerand reageeris ja pani ennast nagu mentoritena kirja vilistlastest. Ja siis katsetasime magistriprogrammi peale, aga kindlasti on kavas seda niimoodi edasi laiendada ja bakalaureusesse jõuda sellega, et vilistlased võtavad oma eriala valdkonnades endale silma ja käe alla tublisid ja noori. Ei, see on hästi äge, et ongi just siuke community ja see toetustiim, et et hästi raske on ju, et see on nagu suur ju muutus see ülikool ja niimoodi, et see on hästi tore kuulda. Ja no ma loon natuke juttu sinna tagasi, kui me rääkisime nendest sisseastustest ja kuna ma ise väga EPSAMOR on üks niisugust valikutest, mida ma väga mõtlen, kui ma ülikooli tahan minna. Ja mis oleks niisugused nõuded või milleks peab sisseastuja nagu valmistuma, kui ta tahab tulla EPSi ülikooli? Rahvusvahelise ärijuhtimise õppekaval on see inglise keele riigieksam, mille minimaalne tulemus peab olema 70 punkti ja matemaatika riigieksam. Kitsa matemaatika puhul siis 40 punkti, laia matemaatika puhul 30 punkti. Eestikeelsel ettevõtluse õppekaval on keelenõuded mõnevõrra madalamad, ehk siis inglise keele minimaalne nõutav tulemus 50 punkti ja selle õppekava sisseastujatelt me matemaatikaeksamit ei nõua. Tõsi, tihtipeale räägitakse muidugi, et EBS-i lõpetada on palju keerulisem kui sinna sisse astuda. Ehk me muidugi püüame oma tudengeid kõigiti toetada, et nad võimalikult hästi akadeemiliselt edasi jõuaksida. Aga me ei ole kunagi mõelnud EBS-ist nii, et sinna peaks olema hästi raske sisse pääseda. Et pigem võiks EBS olla tõesti see koht, kuhu sa tuled, leiad endale meelepäraseid võimalusi enesetäiendamiseks ja miks mitte, võtad ka mingisuguseid mooduleid või aineid, mis sulle huvi pakuvad, ilma et tingimata peaks astuma täispikka akadeemilisse õppesse, nii et selles mõttes me püüame olla paindlikud ja pakkuda võimalusi igaühele. Nii nagu teil tegelikult ei ole ju kunagi raske jõusaali ligi pääseda või sinna sisse astuda. Aga ma ütlen, aga katsuge vormi saada. Nüüd selleks, et vormi saada, tuleb ise ka tubli olla. Just, see on väga hea võrdlus, ma arvan praegu. Ja. Aga siis ma ühte asja veel täpsustaks, et mis on olnud barjääriks, on et see, et EBS on tasuline. Ja me oleme nagu kõvasti vaevanenud selleks, et see ei tohiks olla nagu takistuseks. Ja põhimõtteliselt on olemas programmid või me nimetame teda siis nagu õppeinvesteeringuks, et Inbangaga koostöös on, et ka kogu õppemaksu võib ajatada siis enda poolt valitud nagu maksegraafiku järgi, kas siis maksta kooli ajal midagi või pärast kooli või et põhimõtteliselt, et nagu õppemaksu see EBS-i tulemine ei eelda, et sul on olemas 1000 eurod, mida sa saad nagu kohe niimoodi üle kanda. Aga individuaalselt katsume vaadata ja nagu väga töötame selle kallal, et erineva majandusliku taustaga peredest tulnud õpilased ei oleks kuidagi halvemas olukorras. Ja kui te lähete õppima mõnda partnerülikooli, siis me saame aru, et tudengi elamiskulud teises riigis võivad olla suuremad kui Eestis ja seetõttu me oleme ka
selleks semestriks näinud ette 20% õppemaksu soodustuse, sinna muidugi lisandub ka koostöös Erasmus programmiga makstav välisõpingute igakuine stipendium suurusjärgus 500 €, nii et me püüame ka omalt poolt võimalikult tudengitele vastu tulla, et EBS oleks kättesaadav, ligipääsetav kõigile nendele, kelles on ambitsiooni ja motivatsiooni ärimaailmas kõrgelt lennata. Ei no see on väga-väga tore kuulda. Aga mida saab teha praegu 12. klassis õppiv inimene, kes tahaks tulla EBS-i, et kuidas ta saaks nii-öelda ette valmistuda? Jaa. Et ka sel suvel me tegime sellise esimese suvekooli katsetuse, ettevõttes suvekool, 2-nädalane täispäevad noortele alates 16. eluaastast. Just sellist ka ettevõtete põrede järgmine põlvkond või siis inimesed, kes tunnevad just selles ettevõtluses oma kutsumust. Et see on selline üks, kus saab ennast näidata ja proovida ja tunnetada, kas see on õige koht. Ja no katsetage. Ehk siis ma usun, et nii mõnedki ettevõtlikud noored inimesed on proovinud kätt õpilasettevõtte loomisel või õpilasfirma programmis Junior Achievementiga on meil väga hea koostöö. Me püüame ka omalt poolt sinna lisaväärtust luua. Meie õppejõud käivad selles programmis õpetamas ja juhendamas nii majandusõpetajaid kui ka õpilasi. Ja proovige olla aktiivsed, tehke midagi natukene rohkem kui see, mida kooliprogramm minimaalselt endas kätkeb. Me hindame neid sisseastujaid, kes on näidanud ka varasemalt üles ettevõtlikkust ja kelle puhul me võime arvata, et nendes on sellist nii-öelda EBSika geeni või vaimu. Aga mis oleks EBS-is selline tulevikus nagu, mis oleks EBS-i tulevik praegu, mis teil on nagu plaanis mingisugused asjad, kuna ma vaatasin siis selline 30-korruseline maja, ikka on päris uhke värk tundus olevat, et mis seal tulevikus plaanis on EBS-ile? On rida olulisi ja väga olulisi paralleelseid tegevusi, millest nagu ütleme, see kvaliteet on keti kõige nõrgem lüli, eks. Me töötame taristu kallal, kes pole käinud paar aastat EBS-is, kindlasti tasub tulla. Just siin lahtiste uste päeval tutvustasime, et näeb teistmoodi välja nii ruumid, sisekliima, valgustus, akustika peamiselt ja tehnoloogia, mis on siis nagu selle hübriidõppe läbiviimiseks täiesti 100% olemas ja et seal selles osas on, et julgustame inimesi, pakume koolitust ja igasugust tuge selleks, et need uued meetodid ja harjumatud töövahendid nagu jõuaks võimalikult kiiresti kasutusse, sõltumata sellest, kas väljas on nii-öelda punane, roheline või kollane. Et on rida asju, mis on lihtsalt ka nagu efektiivsem ja tõhusam teha läbi nagu hübriidõppe vormis. Sellega töötame. Sissejuhatust mainisin natukene, tegeleme selle piiride ägustamisega, töötamise õppimise tahaksime jõuda sinna, et see nii-öelda lõpetajale diplomi kätte andmine ei oleks selline hüvastijätu üritus, vaid et see on lihtsalt üks oluline verstapost. Aga et keegi hetkekski mõtleks bakalaureuse lõpetanud, et nüüd ma olen valmis. Tööjõuturul on vähemalt veel 50 aastat vaja olla kindlasti. Vähemalt pakuks 4-5 erinevas tööstusarus, 10 erinevas ettevõttes, 3-kohalise arvus erinevates projektides, mis pidevalt vajavad siis hoida oma nagu vaimu vormis hoida. Ja see on siis see, mille kallal mis on nagu EBS-i pikem tulevik, et me tahame, et oleks järjest põhjust tulla, kohtuda uute inimestega, alustada oma õpingut mitte ainult 1. septembril, vaid ka rohkematel punktidel, aga et see õppimine on, et meil on see, ma ei teagi eestikeelset head terminit, slow learning on, et see on nagu kiirtoit ja aeglane toit on kiirõppimine, ehk siis niisugused päevased kursused versus aeglane õppimine, et me ehitame ennast sinna aeglase õppimise segmenti õppimine
millegi asja oskamine, omandamine võtabki aega, see on, inimese aju töötab nii, et seal on vaja nagu, muidugi inimesed väga erinevad, aga ütleme 4-5 kuud millegi kallal töötada selleks, et osata tähendab, et sa teed midagi teistmoodi kui enne seda. Ja need on need võtmesõnad, mille suunas me siin liigume ja ma ütleks, et mulle meeldib, et need sammud ei ole väga väikesed, päris head pikad sammud. Just. On jah, meid on tunnustatud ka hiljaaegu ühe peaaegu 100 ärikooli ühendava katusorganisatsiooni poolt innovatsiooni auhinnaga. Ehk need asjad, mis me oleme viimase paari aasta jooksul teinud, kindlasti näitavad, et me oleme innovaatilised või uuendusmeelsed, mitte ainult Eesti ülikoolide hulgas, vaid ka laiemalt siin Euroopa ülikoolide hulgas, nii et seda on märgatud ja lõpuks me püüame ajaga kaasas käia selle jaoks, et pakkuda tõesti ettevõtlus- ja ärijuhtimise huvilistele inimestele, mis iganes vanuses nad siis on, võimalikult nende ootustele, lootustele vastavat õpikogemust. Ja selleks me oleme paindlikud. Me teeme asju online õppevormis, teeme hübriidõppevormis, kombineerides sellist traditsioonilist klassis toimuvat õppetööd virtuaalruumis toimuva õppetööga ja ma arvan, et on väga tore ja oluline, et ka EBS-i õppejõud on sellised ärksavaimulised ja valmis nende muudatustega kaasa tulema. Ja, ei, no see kõik jutt on nagu väga kihvt ja nagu kohe tõsiselt andis vähemalt mulle palju mõtteainet, et ma ei tea, Henri, kuidas sul? Jah, ei, väga äge. Juba nagu tahaks nagu ülikooli juba. Mõtlen ka. Aga mul just ütlesid virtuaal nagu klassid, et nagu just oli see niisugune tippkoroona aeg, kus kõik koolid olid kinni. Kuidas üldse EBS ülikool seda käsitles, kuna teil on tegelikult just päris palju välismaalasi ka koolis, et kas juba enne seda õpiti kodus palju või? Meil 90% loengudest, seminaridest, mis olid tunniplaanis ette nähtud, toimusid nii, nagu nad olid ette nähtud, sellel ajal, nagu nad olid ette nähtud ja lihtsalt virtuaalruumis loomulikult. Mille üle mul on eriti hea meel on see, et tudengid jäid virtuaalõppe kogemusega üllatavalt rahule. Ma arvasin, et see kõik põhjustab mõnevõrra rohkem meelehärmi, sest keegi ei olnud lõpuks selleks päris hästi valmis ja võib-olla ei olnud ka tudengid harjunud sellisel viisil õppima. Samas on ka terve hulk õppejõude, kes täna eelistavadki seda hübriidformaati või teha mingisuguseid osi kursusest virtuaalõppe vormis, muuhulgas sellepärast, et nad on saanud tudengite käest kiita selle eest, kui hästi neil seal virtuaalruumis asjad välja tulevad. Võib-olla natuke läks meil lihtsamalt, et meil oli põhimõtteliselt see sama õppesüsteem, kus meie tudengid on, et seal on lihtsalt üks nupp on, et kus sa lähed nii-öelda online'i, et tegelikult sinu niimoodi see õpikeskkond ei muutunud väga palju ja kõikides ainetes oli sama õpikeskkond, kõik õppejõud kasutasid seda sama õpikeskkonda, nii et see õppimine, mis siis kõik olid nagu motiveeritud selle ära õppima võimalikult kiiresti, kes veel ei osanud, sest plaan B-d või ei olnud nagu alternatiivseid asju, mille üle vaielda, et järsku me peaks seda kasutama, võib-olla teist, et kõik õppisid üht seda sama asja ja seetõttu läks ütleme niimoodi, et 90% ma ütleks, et see on alahinnatud, et minu andmetel, et kui me reedel otsustasime, siis esmaspäeval oli 90% ja nädal lõpuks olime 100%. Aga ma tahan, et see ei ole nagu, see oli väga hea asi, see kiirendas mitmeid nagu protsesse, mis kindlasti oleksid juhtunud ja võib-olla natuke hiljem, nii et üheski sellises halvas asjas ei ole ainult pelgalt halvad asjad, et see on positiivne ja nüüd arendame siin seda edasi just, sest online ja distantsõpe ja siis nii-öelda auditoorne töö, et see vahepeal see hübriidne töö, see on kõige raskem ja see on vajab õppimist ja seda me praegu niimoodi õpime
igapäevaselt. Ja õpime koos tudengitega, sest tudengid annavad väga palju väärtuslikku tagasisidet selle kohta, kuidas asju võiks teha veelgi paremini. Ja kuigi meil on bakalaureuse õppes kõigi programmis olevate ainete keskmine tagasiside 7 palli süsteemis vähemalt 6 punkti või rohkem, siis me endiselt tunneme, et seal on vaatamata kõigele arenguruumi ja võimalusi teha asju veel paremini, et tudengid nii õpingute ajal kui pärast seda saaksid võimalikult hea stardikiirenduse ja saaksid võimalikult kiiresti oma unistusi ellu viia. Ei see oli küll praegu siuke väga hea kirst tordile siia lõpetuseks. On teil veel lisa? Midagi tulevatele ülikooli tudengitele öelda? Mingi soovitus? Julgustussõnad? Et olge uudishimulikud ja astuge oma mugavustsoonist välja. Muidu ei juhtu midagi. No minu enda selline nüüd juba peaaegu 20 aastat erinevates rollides EBS-i kogemust ütleb, et mida rohkem annad, seda rohkem saad. Ja me tegelikult küsime ka sisseastujatelt peaaegu alati selle küsimuse, miks peaks keegi tahtma sinuga koos õppida või mis on see väärtus, mida sina tood klassiruumi ja mis aitab kõigil teistel sinu ümber paremini, tõhusamalt õppida. Nii et minu soovitus on see, et kui te EBS-i tulete, püüdke endast ka võimalikult palju sinna majja anda ja jätta, sest siis te saate ise ka palju rohkem tagasi. Ja see on, ma arvan, väga ilus mõte, millega siis otsad kokku tõmmata. Suured tänud teile! Aitäh! Purgis! Väga tore!